Tere! Mina töötan sellises vabaühenduses nagu Korruptsioonivaba Eesti, kus tegeleme korruptsiooni ennetamise, teadlikkuse tõstmise ja demokraatia edendamisega. Oleme koos Eesti Koostöökoguga aastast 2020 koolide kaasava eelarvestamise eestvedajad Eestis. Enne seda, kui sukeldume lähemalt kaasava eelarvestamise maailma, astume paar sammu tagasi ja räägime suurematest teemadest, nagu demokraatia ja korruptsioon. Demokraatia ehk kreeka keeles rahvavõim on valitsemisvorm, kus kõrgeima võimu kandja on rahvas. Eesti on demokraatlik riik, mis tähendab, et riigis toimuvat saab igaüks otseselt mõjutada, näiteks valimiste teel. Oluline on seejuures, et valimised oleksid ausad. See tähendab muu hulgas, et kandideerida ja valida saavad kõik seaduses ette nähtud inimesed, et hääle andmine on salajane. Keegi ei saa su häält mõjutada ega pärast kokku viia, kelle poolt sa hääletasid. Ja et häälte lugemine on aus ehk vaba võltsimisest ja manipuleerimisest. Demokraatia pole muidugi vaid 4 aasta jooksul Riigikogu või kohaliku omavalitsuste valimistel korra hääle andmine, vaid kodanikuna panustamine. Seetõttu on tugevas demokraatias hästi kaitstud kõigi inimeste poliitilised ja sotsiaalsed õigused, nagu sõna, usu ja poliitiliste veendumuste vabadus ning õigus koguneda ja protestida. Demokraatlikus riigis eksisteerib võimude lahusus, ehk üksteisest sõltumatult ning teineteise üle teevad järelevalvet seadusandlik võim ehk Riigikogu, täidesaatev võim ehk valitsus ning kohtuvõim. Lisaks nendele 3 võimule kutsutakse 4. võimuks ajakirjandust, mis on justkui ühiskonna valvekoer. Demokraatliku riigi jaoks on oluline, et ajakirjandus oleks sõltumatu ja vaba oma tegudes, isegi ja eriti, kui see uurib riigiaparaadi tegevust või tegevusetust. Korruptsiooni defineeritakse kui usalduse kuritarvitamist erahuvides. Võtame näiteks korruptsiooni kohtuvõimus. Kui kohtunik ei lähtu seadusest, vaid teeb tegelikkuses otsuseid mõne erakonna kasuks, on ta enda ametipositsiooni ära kasutanud 3. isiku huvides ja kohtuvõim pole enam sõltumatu. Sellisel käitumisel on väga kahjustavad tagajärjed, sest võimalikuks saab teatud võimupositsioonil olevate isikute karistamatus seaduse ees. Õnneks esineb selliseid juhtumeid Eestis väga vähe, kui üldse. Nii mõnelgi pool maailmas on selline korruptsioon aga väga tavaline ning tavainimesel on keeruline selle vastu võidelda. Kuigi vähem kodus, siis nii mõnelgi pool võõrsil võime kokku puutuda altkäemaksuga. Näiteks võib altkäemaksuks lugeda raha, kingitust või muud meelehead, millega kiirust ületanud autojuht proovib trahvist pääsemiseks ära osta politseiniku. Või puutume sellega kokku kohalikus omavalitsuses, kus ehitusloa saamiseks või protsessi kiirendamiseks tehakse ametnikule mõni kingitus või soodustus. Karistatav on seejuures nii altkäemaksu pakkumine kui selle vastuvõtmine. Võtame veel ühe olukorra, seekord tervishoiust. Ütleme, et arst kohtleb neid, kes talle meeldivad, veidi lahkemalt ja pakub neile rohkem tähelepanu. Kas sellisel juhul on tegemist korruptsiooniga? Kui ta just ei paku patsientidele eeliseid, nagu ravijärjekorras etteminek või mõne hüvitise ebavõrdsetel alustel saamine, on suure tõenäosusega tegemist lihtsalt ebaeetilisuse piiridel käituva arstiga. Arstieetika kohaselt peab arst patsiente aga kohtlema võrdselt. Taolised ebaeetilised olukorrad riivavad aga tavaliselt meie õiglustunnet, sest juriidiliselt on tegu korrektse olukorraga, aga me teame, et nii ei tohiks käituda. Oluline on meeles pidada, et ebaeetilise ja eetilise piir nihkub ajas ja võib juhtuda, et praegu ebaeetiline käitumine võib tulevikus muutuda ebaseaduslikuks või vastupidi. Kui mõtleme nüüd varem mainitud demokraatia 4 alustalale, ausad ja vabad valimised, kodanikuõigused, sõltumatud institutsioonid ja meediavabadus, siis korruptsioon viitab olukorrale, kus miski nendest logiseb. Kui toolil on 4 jalga ja üks neist on katki, hakkab peagi kõikuma terve tool. Seetõttu on oluline, et demokraatia tervise eest pidevalt hoolitsetakse. Maailmas on mitmeid demokraatia tugevust ja korruptsiooni levikut mõõtvaid uuringuid ja indekseid. Tulemusi omavahel kõrvutades selgub, et mida tugevamaks on hinnatud riigi demokraatiat, seda vähem levib seal korruptsioon. Keeruline on öelda, kumba rohkem mõjutab, kuid selge on ka see, et kui avalikku võimu kasutatakse valdavalt erahuvides, on väga keeruline üles ehitada demokraatlikku riiki. Teistest analüüsidest ilmneb, et mida rohkem saavad huvirühmad, nagu vabaühendused ja ettevõtted ning kodanikud osaleda poliitika kujundamises, seda vähem on ühiskonnas korruptsiooni. Siit koorub ka selle loengu mõte. Mida aktiivsemad, teadlikumad ja nõudlikumad on meie kodanikud, seda vähem on võimalik, et mõni võimukandja karistamatult oma positsiooni kuritarvitada saab.
Et Eesti demokraatia aina tugevneks, peame kõik andma oma osa. Olgu see valimas käimise, ise valimistel kandideerimise, rahvaalgatuses osalemise, vabaühendusse panustamise, ausa ametniku või õiguskaitsjana töötamise või siis kaasava eelarvestamise kaudu. Riik on täpselt selline, kuidas käituvad selle inimesed nagu sina ja mina.